Sa ei ole politseinik. Ma töötan Park Ridge'is. Ma töötasin Park Ridge'is. Okei, ma ei tööta enam nendega. Oota korraks. Sa saad aru, miks sind praegu kinni peetakse, eks? Või ei? Ma ei tea. Ma arvan, et saan aru, mille pärast sa tegutsed. See on okei, kui ma natuke seletan. Ma poleks tohtinud seal olla ja oma tegudega reetsin ma oma pere ja kõigi nende usalduse, kes mind armastasid. Mis paneb kedagi ärkama ja otsustama kellekski teiseks saada? See on igati õigustatud küsimus. Kui ma räägin sotsiaaltöötajast, kes astus keskkooli 30-aastaselt süüdimõistetud kurjategijast, keda süüdistati kuriteopaikadele ilmumises politseinikuna riietatult. Naine, keda süüdistati meditsiiniõe litsentsi varastamises ja tuhandete patsientide ravis. Neid inimesi süüdistatakse mitte ainult selles, et nad üritasid olla keegi teine, vaid ka seaduse rikkumises seda tehes. Ja ükshaaval sattusid nad õiguskaitseorganite sihikule. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esikab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Nii et asi on selles, kui teeskled kedagi, kes sa tegelikult ei ole. Lõpuks tavaliselt saab keegi sellest aru. Nüüd, millest ma rääkima hakkan, on mõned lahendatud juhtumid ja mõned lahendamata juhtumid. Nii et mõned neist on lihtsalt süüdistused. Mõned neist viisid tegelikult ka lahenduseni. Aga ma tahan lihtsalt selle hoiatuse teha, sest kui ma räägin sellest, et korrakaitsed saavad jälile, siis võib-olla on see politseinik, kes märkab, et sinu märk ei klapi sinu looga. Võib-olla on see Walmarti töötaja, kes kontrollib sinu nime ja avastab, et oled varem seal viibinud loata. Võib-olla on see grupp keskkooliõpilasi, kes leiavad sinu 15 aasta taguse aastaraamatu foto. Nii et selles Sidebari episoodis vaatame 6 juhtumit, kus inimesi süüdistatakse selles, et nad arvasid, et suudavad ülima identiteedivahetuse läbi viia. Mõned tegid seda väidetavalt võimu nimel. Kõik erinevad olukorrad, kuid neil on üks ühine joon. Nad jäid vahele. Jah, mõned neist on süütud, kuni nende süüd pole tõestatud, eks. Nende juhtumid pole veel lahendatud. Aga ma tahan, et te kuuleksite, millest me räägime, sest oodake, kuni kuulete. Mis juhtub siis, kui süüdimõistetud kurjategijad süüdistatakse selles, et ta ilmus päris kuriteopaigale SWAT-i ohvitseri vormis? Või mida tegi üks sotsiaaltöötaja pärast seda, kui ta oli juba kuid keskkoolis õpilast teeselnud? Alustame seda Port Orange'is, Floridas. Just siin viis üks Florida naine tüli Walmarti parklakoha pärast liiga kaugele. Tema otsus näidata politseimärki, mis ei kuulunud talle, viis tema arreteerimiseni. Ja see kõik juhtus vaid sellepärast, et keegi parkis kohta, kuhu ta ilmselt poleks tohtinud parkida. 41-aastane naine nimega Alexis Rosati oli kirjutanud välja selle, mida ta nimetas trahviteateks. Tegelikult oli see lihtsalt paberitükile kirjutatud märkus, mille ta jättis sõidukile, mis oli pargitud kohta, mille Walmart oli viisakusest pakkunud korrakaitsjatele. Kui juht tagasi tuli ja märget nägi, astus ta talle vastu ja hakkas filmima. Pole mingit seadust. Ei ole. Näita mulle seda seadust. Kas on olemas mingi seadus? Sina oled politseinik. Miks sa ei vaata seda ise järele? Aga miks sa ei vaata seda ise järele? Sa peaksid seda juba teadma. Ütle mulle, mis see seadus on? Ütle mulle, mis see seadus on? Kas seal on midagi kirjas selle kohta, et auto pukseeritakse ära? Sa ei ole politseinik. Ei, sa ei ole. Mitte nende hammastega. Mitte nende hammastega. Proua, te ei ole politseinik, proua. Te vehite siin märgiga ringi. Sellel on kirjas Bellevue. Ta lihtsalt vehib märgiga. Vabandust, proua. Ta vehib märgiga ringi, nagu oleks politseinik, aga ta ei ole. Ta ei ole politseinik. Jah, aga kas te kavatsete mu auto ära pukseerida? Ei! Aga sa kuulsid, mida ta ütles. Teie autosid ei saa ära pukseerida. Sa ei ole politseinik. Miks sa vehid mulle märgiga ja ütled, et oled politseinik, kui sa tegelikult ei ole? Sa saad selle eest pahandada. Kust ma märgi saaksin? Sa ostad selle endale. Kas sa lihtsalt kannad oma märki kaasas, kui sa ei ole tööl? Ma ei ole töölt vaba. Kuidas sa tead, mida ma teen? Sa oled tööl ja kannad krokse. Kas sa tead, mida ma praegu teen? Mind ei huvita, mida sa teed.
mind ei huvita, mida sa teed. Sa rikkusid reeglit. see ei ole reegel. Reeglitel ja seadustel on vahemees. See on reegel. Sa ei saanud trahvi. Sa ei saa mulle trahvi teha. Tee mulle trahv, ma jään siia. Ma olen kohe siin väljas. Palun, tee mulle trahv. Ma palun sind, palun. Ründad ametnikku. Keegi ei näinud, et ma teda ründasin. nii et videos jäi mulje, et Rosati väitis end olevat teise piirkonna politseinik. ja mees, kellega ta vaidles, see Jason, ütles politseile, et ta võttis taskust välja märgi, millel paistis olevat kirjas midagi Bellevue sarnast. Ja siis ta alustas salvestamist. Nüüd viis Jason video Port Orange'i politseijaoskonda. Ma parkisin kohta, kus on kirjas reserveeritud õiguskaitseorganitele. Ogju. Partner. Kas neil on seda meie piirkonna Walmartis? Jah, okei. Ma teadsin, et neil on see mõnikord seal pargis olemas. Mul on täna jalg haige, nii et ma mõtlesin, et ma pean lihtsalt jooksma ja selle ära tooma. See on lihtsalt viisakus. Selle vastu pole mingit seadustega midagi. No, aitäh, jah. Ja sa ütled mulle, et keegi ütles midagi. Nii et see ongi see. Siin. Tee märkuse, et ma tulin välja. Keegi jättis selle meie jaoks sinu auto peale. No, ma olen teda näinud. Mul on taga kaamera olemas. Okei. Ta näitas mulle oma töötõendit. Ja siis ma läksin Walmarti, et küsida nende käest selle kirja ja parkla kohta. Kas ma auto võidakse sealt ära pukseerida, kui ma seal pargin? Absoluutselt mitte. Arvan, et inimene, kes selle kirja kirjutas, kuulis pealt. Nii et ma kõndisin, ma mõtlesin, et mis seal ikka, lähen tagasi oma auto juurde, et koju minna. Jaa, ma leidsin selle. Tegelikult leidsin ma kõigepealt tolle. Ja kui ma teist korda Walmartist tagasi kõndisin, tuli ta välja ja näitas oma töötõendit. Tal on seljas. Ma arvan, et tal olid valded lühikesed püksid, kroksid ja maika seljas. Tundus nagu oleks ta vabal ajal või oli see nagu tööriietus? Oli, ei. See nägi välja nagu ta oleks tol hetkel tööl olnud, eks? Ei. Ta läitis, et oli Walmartis tööl ja tegeles millegagi Walmartis. Ma küsisin juhtidelt, sest ta rääkis juhtidega. Ma küsisin juhilt. Ta ütles, me ei tea, mida ta teeb. Nad ütlesid, et ta võib-olla töötab. Ma olin nagu, okei, mis siis ikka. Nii et ma helistasin teile, et näha, kas te suudate nime välja lugeda. Te näete, kus ta sellel alla kirjutas ja nime trükitähtedega kirjutas. Jah. Seda on raske lugeda. Tundub nagu Barbell või Barnbell. Raske öelda. Aga igatahes ta näitas märki. Ja siis ma muidugi appasin salvestama. Okei. Nii et mul on uksekella kaamera, et näha, kes see on. See on üks meie inimestest. Nii et on olemas Bellevue, Florida. See on umbes 2 tunni kaugusel. Nii et uuriv ametnik helistas sinna osakonda, et üle kontrollida. Bellevue politseiosakonda, tere. Tere, kuidas läheb? Minu nimi on Sergeant Fascetti ja ma olen Port Orange'i politseiosakonnast Volusia maakonnas. See võib tunduda veider, aga ma püüan teada saada, kas teil töötab seal üks konkreetne politseinik, et lihtsalt kiiresti märku anda. Siin Walmartis toimus midagi, mis polnud isegi tüli, vaid mõned inimesed vahetasid sõnu. Ja üks neist üritas end väidetava Bellevue politseinikuna esitada. Jah, ma ei tea, miks nad üldse siin oleksid. Nad isegi ütlesid või näitasid Bellevue märki või midagi sellist, aga väitsid, et töötavad siin Port Orange'is. Ma ei ole kindel, mis sellest täpselt välja tuleb, aga üks vihje on see, et ma tahan lihtsalt teada saada, kas see inimene töötab seal, sest nad jätsid autole kirja. Nad kirjutasid, et nende nimi on ohvitser. Nad panid eesnime initsiaali J, aga perekonna nimeks midagi nagu Barbell või Baskil või midagi sellist. Mis see oli? Butcher? Ei, see ei ole Butcher. Tundub, et see lõpeb ELL-iga. Võib-olla algab B-ga. Nii et kuskil B ümbruses. Ja tegu on naisega. Naissoost pruunide juustega, võib-olla hilistes 30-ndates, võib-olla 40-ne. Ma ei tea, kui palju teil seal politseinik on, kas te teaksite põhimõtteliselt kõiki, kes seal töötavad? Jah, ma teaksin. Usu mind, ma tunnen neid kõiki. Me ei tea, olgu. Ogju. Ja see oli hiljuti, eks? See juhtus lihtsalt, ja viimase tunni või paari jooksul ilmselt. Viimase paari tunni jooksul. See oli täna varem. Olgu, meil on Sergeant Escobel. Tal on tumedad juuksed. Ta on oma varastes 30-ndates, aga väga kõhn. Ei, ta oli natuke täidlasema kehaehitusega. Nii et ei, teda kindlasti ei võiks pidada väga kõhnaks. Vaatame, meil oli siin üks. Ogju.
Otsepärast. Sears Port Orange'ist. Ilmselt keegi esines Walmartis Bellevue politseinikuna. Jaa. Ja 10,1 jah, ütle seda. Jaa. Oota, okei. tere ülem, siin on Seersant Fascetto Port Orange'i politseiosakonnast Volusia maakonnas. See on lihtsalt üks suupi pakkumine, mul pole siin eriti palju infot. Üks härrasmees tuli meie vestibüüli, ta oli siin Walmartis. Ja meie Walmartis on selline viisakusparkla nagu õiguskaitsetöötajatele mõeldud parkimiskoht. Ja ta ei ole õiguskaitsetöötaja, aga ta parkis sinna, sest ta ei ole puudega, aga tahab olla lähedal. Igatahes ta oli seal kohas ja keegi tuli tema juurde ja ütles midagi stiilis, kuule, sa ei tohi siia parkida. Ja tema vastas umbes, et kes ütleb nii? Ja see inimene ütleb, noh, ma olen politseinik. Bellevue politsei, võib-olla polegi Bellevue, Florida. Võib-olla tead, neid Bellevue'sid on üle kogu riigi palju. Ei saanud tegeliku kirjapilti ega midagi sellist. Aga siis ta ütleb, noh, ma töötan siin Port Orange'is, sest tema ütleb, noh, tead, sa oled tähtis. Tema vastab, ma töötan siin. Nii et see ei ole loogiline, et sa oled Bellevue politseist, aga töötad siin. Aga tegelikult jättis ta tema autole sedeli umbes nii, et Port Orange'i politsei on teavitatud ja muud sellist. Ja ta kirjutab alla kui ohvitser, eesnime initsiaal J, aga siis nagu barbell või basketball perekonnanime ei saa hästi lugeda, aga see näeb kindlasti välja nagu B ja lõpeb ELL-iga. Mul ei ole olnud ühtegi sellist täist. Okei, hea. Ta tegelikult salvestas teda. Nii et ma mõtlen, kui sul pole kedagi sellist, siis pole ilmselt mõtet neid videoid vaadata ega midagi sellist teha. Aga tema, noh, kui ma vaatan teda, siis ta ei jäta mulle politseiniku muljet. Ta tundus pigem nagu vaimse tervise probleemidega inimene, kes lihtsalt väidab end nüüd olevat iidol. Jah, ma mõtlesin ka sellele variandile. Tahtsin lihtsalt teiega üle kontrollida, enne kui hakkan võib-olla muid asju uurima. Võib-olla keegi isegi teeskleb, et on politseinik, ma ei tea. Aga ma mõtlen, et mul on siin üks naispolitseinik olemas. Jah, okei, ja nii et kindlasti ei saa see siin olla. Jah, okei, kõlab hästi. Ma hindan, et sa võtsid paar minutit, et minuga rääkida ja ma lihtsalt tahtsin kindel olla. Jah, hästi, kõlab hästi. Hästi, aitäh, head päeva. Jah, Bellevue politsei ei teadnud, kes ta on. Nii et politseinik vaatab ka poe sees olevat valvekaamera salvestist. Ja tundus, et see näitas Rosatit kõndimus ühe Walmarti töötaja juurde. Sama töötaja juurde, keda nähti Jasoni videos. Ja see töötaja ütles hiljem politseile, et Rosati esitles end politseinikuna ja hoidis käes metallist eset, mis võis olla politseimärk. Nüüd läheb asi kummaliseks. Samal päeval saadeti Rosati koju hoopis teise juhtumi tõttu teine politseinik. Nimelt uuris politsei, kas Rosati, kes hoolitses oma onu James Barkeli eest, võis tema raha väärkasutada. Väidetavalt oli Barkelil vaimne seisund halvenemas. Seega polnud politseinikul sellest Walmarti juhtumist aimugi. Ei, ära muretse, ma ei olnud selle pärast eriti mures. Kas sina oled Alexis? Jah, olen küll. Kas sa tahad tagasi sisse minna rääkima või tahtsin väljas rääkida? Jah. Räägime siin väljas. Minu isa Jameson, kas see on seotud selle olukorraga, mis sul Walmartis juhtus? Jaa, see on seotud TCF-iga. Nad helistasid meile, et me kohal tuleksime ja uurimist läbi viiksime. See mees on tõeline tõbras. Ta kaevab kogu aeg Walmartis. Mis ta tegi, oli see, et ta parkis end korrakaitsjatele mõeldud parkimiskohale. Nii et ma jätsin tema autole märkme, kus oli kirjas, sind on hoiatatud, see koht on korrakaitsjatele. Aga mis siis, kui oleks olnud hädaolukord? Okei, ma ei usu, et sellepärast me sinu on. Mis? Millest sa räägid? Olgu, vabandust, jätkame. Ma arvan, et ta võib-olla seletab teist lugu, aga ma saan aru. Mis on DCF? Laste osakond. Ma ei tea sellest midagi, mis see on. Nii et sa töötad koos Jay'ga? Ta on pensionil politseinik. Jaa, aga sa aitad. Jaa. Jah, olgu. Nii et sa töötad temaga koos, eks? Jah, aga mu isa lihtsalt. Kas sa tahad minu juurde sisse minna? Yeah. Tule siis! Sest see on sellega seotud. Ma arvasin, et see oli Walmartis, et mina ei... Ma ei tea sellest midagi. Kui nad helistasid, siis me ei teinud midagi sellega seoses. Jah, tulge sisse, ohvitser-treener. Mu poeg magab. Püüame olla vaikselt. Kui algne ohvitser seda raportit nägi, märkas ta midagi. See nimi, Barkel, nägi välja nagu nimi, mis oli võltsitud trahviteate allosas kritseldatud.
Nii läks politsei tagasi Barkelli koju ja mustast rahakotist leidsid nad väidetavalt politseimärgi ja isikutunnistuse, mis kuulus nüüdseks pensionil olevale James Barkelile Belleville'i politseist. Kui politsei läks Rosatit arreteerima, avastasid nad, et ta oli sõitnud oma onu autoga, mille sees oli teine politseimärk. Ohvitserid konfiskeerisid mõlemad märgid ja politsei sõnul oli Barkelli halva tervise tõttu ebatõenäoline, et ta teadis, et Rosati neid omas või kasutas neid politseiniku teesklemiseks. Seega esitati Rosatile süüdistus politseiniku teesklemises. Ta vabastati $3000 suuruse kautšeni vastu. Hiljem ütles Rosati kohalikule uudistekanalile, et juht sõitis parklas kohta nii kiiresti, et oleks peaaegu otsa sõitnud ühele naisele. Seetõttu tundis ta, et peab sekkuma. Kuid ta tunnistas, et onumärgi näitamine oli võib-olla liiast. Kohtu andmetes selgub, et Rosati ei vaidustanud süüdistust. Talle määrati 2-aastane katseaeg ning ta pidi maksma peaaegu $1000 kohtukulusid ja trahve. See juhtum puudutas kedagi, kes teeskles end olevat midagi, mis ta tegelikult ei olnud. Võib-olla selleks, et juhti hirmutada. Meie järgmine juhtum räägib kellestki, kes teeskles end olevat hoopis keegi teine, et näiliselt kuriteost puhtalt pääseda, mis on peaaegu liiga tühine, et seda uskuda. Me suundume Leesburgi, Floridas, kus julge tegu Walmartis, jälle Walmartis jäi kaamerasse. Me räägime poe turvatöötajatest, kes jälgisid väga tähelepanelikult, kuidas mees võttis riiulist endale uhiuued jalanõud. Teda süüdistatakse selles, et ta vahetas oma vanad tossud riiulil oleva uue paari vastu ja jalutas siis kassadest mööda, justkui poleks midagi juhtunud, otse tualetti. Just siis sekkus Leesburgi politsei. Ta on praegu ikka veel siin magamistoas koos meiega. Ta on ikka veel vannitoas. Kas sul on video? Ma vaatan kiiresti, kuidas see välja näeb. Aitäh, nägemist. Sa ütlesid, et tal on jalas varastatud kingad. Jaa. Ta tuleb minu juurde, ta on mustanahaline mees, kannab musta särki ja mul on temast pilt. Ta oli just siin, ma vaatasin teda, kui ta kiikus. Teegi oli seal väljas, ühes teie kärus, nii et ma tõin nad sinna sisse. Nagu näed, tal on räikugi jalaseks. See on sees pool tead küll. Kas see teine tüüp on temaga koos? Ma tean jah, see teine tüüp on kusagil poes sees. Tal on need kingad jalas. Nii et see on mustanahaline mees koos. Kes see on, kes see lühikeseks jääb? Jah, ja siis ta pani oma plätud sinna kasti, jättis kasti oma plätudega ja vendis minema. Nii et nad lihtsalt läksid sinna restorani, väidetavalt panevad nad talle natuke survet peale, et teda avada. Jaa. Nii et politseinikud liiguvad vannituppa ja võtavad kahtlusalusega ühendust. Mis toimub, mees? Kuidas sul läheb? Tule nüüd! Mis toimub? Mis toimub? Ei, oota, mis toimub? Mis toimub? Mis toimub? Mis toimub? Mul on ainult telefon kaasas. Mis toimub? Olgu. Oota. Ma seletan sulle kõik ära. Ära muretse. Mis toimub? Oota korraks. Oota korraks. Mis toimub? Oota korraks. Oota korraks. Mis toimub? Kas te saate midagi selgitada? Me selgitame selle sulle ära, eks? Rahune. Ma lihtsalt käisin siit all. Ma lihtsalt käisin hädal. Mis toimub? Olgu. Tehnika Leesburgi imestuseks. Mis toimub, mees? Ma jõudsin maale. Mis toimub, ma küsin endalt. See oli teik, mis pidi sulle selgitama, mees. Olgu, mis su nimi on, mees.
sul on seal isikut tõendav dokument. olgu, ma loen sulle midagi ette, eks. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus, et advokaat oleks sinu juures enne ja ülekuulamise ajal. Sa oled kinni peetud. Neid õigusi arvestades, kas soovid rääkida ja küsimustele vastata? Tahan lihtsalt veel kaotada. Meil on vaja jah või ei vastust. Kas soovid meiega rääkida? Jaa. Olgu. Kas sa saad mulle oma eesnime tähthaaval öelda? Taishan. Taishon. Taishon, teise eesnime, initsiaal. Ja oma perekonnanimi tähthaaval. Hangi sünnitunnistus. Olgu, ma hakkan A-ga pihta. Kas ma võin teha telefonikõne? Anna meile hetk. Ma armastan oma rahvast ja ma tean, et nad ootavad mind. Hästi, nii et siin pole mingit ketti. Ei, see on Reggie. Sul on õigus. Sa tead, kus sa siin oled, eks? Jah, aga see nõusse muuta asi või mis iganes see oli. Nüüd saadavad politseinikud väidetava tualetiröövli turvabüroosse ülekuulamisele. Ma võtan sauni ja siis võtan Juani. Ma võtan sauni ja siis tema võtab Juani. Ta on 23-aastane. Ja millal sa ütlesid, et su sünnipäev on? Jeesus. See on minu vend. Tätoveeringute detektor. Jah, tal on sünnipäev. Any tattoos? This was TP on the backside. Ära tee seda. Jube ikkagi. Kas üks neist on tema vend? Jaa. Okei, hea. See on kindlasti tema. See on tema vend. See on see vend? Jaa. Kas sa näed? Mida sa mõtled? Kas sa näed? See on vend. See ei ole see mees. Praegu ei tohi seda teha. Me küsime sellepärast, et meil ei ole lubatud seda teha. Sul on tennis, sa peaksid. Kus? Kas su käel on kirjas, Quincy? Taksmar. See on hullumeelne mees. Ma just tegin telefoni maja lauale. Praegu mitte. Viita e-kirjale. Kas me saame näha nime Quincy paremal käel? Mida me teeme? Yeah. Me uurime surmajuhtumit. Shirt, sweat out. Crazy. Yeah. That's gonna be our subject. Hästi, sa ütled uuesti oma nime. David Bridge. Mis su eesnimi on?
nii et ütle mulle oma eesnimi. Okei, nii et sa annad meile vale nime. Ja see töötab. Nartsissid, kalkuun, kana, friikartulid. Sa ütlesid, et ta tungis siia loata. Loata sisenemine ja ma arvan, et ka takistamine. Siina. Nii et ma ei olnud see loata sisenemine ei toimunud nende aastate jooksul, kui ma loata sisenesin. Ma ei olnud. Sa ei saa, ma allkirjastasin selle paberi seal üleval. Kuidas see siis oleks läheb? Ei, me teeme seda. Ma lihtsalt tahtsin, et keegi teaks, et mu poeg on kodus. Ei, keegi saatis ta siia. Sa võid selle võtta ja mulle helistada ja öelda, kuhu me läheme. Nii et midagi, see pole lihtsalt töö. Ei, mingil juhul. Ma saan lihtsalt midagi muud. Ma tean, et see ei kaota seda. Jah, ma teen seda, John. Asi on selles, mees. Mul ei oleks midagi selle vastu, et sinuga koos töötada. Aga sa valetasid mitu korda. Palun, mees, ma tean, et mul on veel midagi muud teha. Hea. Arun, ma tean, et seal midagi muud. Midagi peab muutuma. Siiani. Ma ei saa sellega praegu tegeleda, palun. Palun, mu poeg sõltub sinust. Sa oleksid pidanud sellele ilmselt varem mõtlema. Ma ei vasta sellele telefonile. Palun vasta telefonile, mees. Palun küsi telefoni. Kas sa saad palun telefoni kõnedele vastata? Hull läk, mees. Näitan sulle, mis see on. Ja siis, kui ma selle sisse panen... Me paneme selle lauale. Ja see töötab. Siine. Nii et ma pean kohtuniku ette astuma, jah, nii et... Et mis, elu pole kunagi kadunud, kui ma tippu jõuan. Ma ei tea, mis see on. Kas ta tahab temaga 53 minna ja ma saan selle eest hoolitseda? Või ta võiks talle midagi teada anda. Yeah. Võid need kingod jalast võtta. Palun armasta midagi, seal sees on midagi. Lihtsalt korra, mees, ma ei tea midagi. Palun tõuse püsti. Siine. Siine. See on sinu tüdruk seal. Nad ei taha, et ma telefoniga räägiksin. Midagi väga tõsist pole. Mis viga? Ma olen ainult üks õnnelik, saame teada teise etenduse. Hästi. Mul on vaja, et keegi mu millestki välja aitaks. Neil pole praegu selle jaoks raha. Sa näed popcorni. Kas ma võin talle kalli teha? Mees ütles politseinikele, et tema nimi on Tayshaun Pinellas. Ta andis neile sünnikuupäeva.
ta ütles, et tal ei ole isikut tõendavat dokumenti. Ja politseinik kogus lahkelt tema kontaktandmed, et tema naine saaks ta kautsjoni vastu välja osta. Aga kui kaubakaitsetöötaja selle nime üles otsis, ei klappinud miski. Tayshion Pinellase failis olev foto ei sarnanenud temaga. Dispatcher kontrollis tätoveeringuid ja kinnitas seda, mida politseinikud juba kahjustasid. Simiz polnud Tayshion. Ta oli Takwan Sharif Pinellis, 23-aastane, ja Takwanil oli probleem. Teda oli varem süüdistatud selles Walmartis loata viibimises. Kui nad temalt selle kohta küsisid, ütles ta väidetavalt, et ta ei teadnud, et sisenemiskeeld oli endiselt kehtiv. Ja mis puudutab kingi, siis ta ütles, et tal polnud kavatsust neid varastada. Ta väitis justkui, et tal oli vaja enne maksmist lihtsalt tualetti kasutada. Kuid kui politseinikud küsisid, kas tal on rahakott, sularaha või pangakaart, siis väidetavalt tal polnud ühtegi neist. Ainus, mis tal väidetavalt kaasas oli e-sigaret ja mobiiltelefon. Kingade väärtus oli 49,99. Need võeti Takwani käest ära, tagastati Walmarti töötajatele ja Takwan arreteeriti poevarguse eest pärast seda, kui ta väidetavalt üritas poest lahkuda uute kingadega jalas. Ja muide, keda ta väidetavalt teeskles? Teda süüdistatakse selles, et ta andis politseinikele oma venna nime, kui ta kinni peeti. Mis juhtus pärast arreteerimist? Kas ta võttis vastu kokkuleppe, kandis karistust või läks kohtu alla, on vähem selge. Me ei suutnud selle kohta rohkem teavet leida. Aga ma ütlen teile, see on ühe mehe lugu, kes väidetavalt teeskles oma enda venda, et pääseda kingavargusest, eks? See on süüdistus. Aga mis juhtub siis, kui isik, keda süüdistatakse kellegi teise teesklemises, on tegelikult endine politseinik ja see, keda ta väidetavalt teeskleb, on endiselt politseinik? Endine politseinik Illinoisis peatati aegunud registreeringu tõttu. Lihtne liikluspeatamineks. Aga kui ta avas oma rahakoti, et juhiluba võtta, märkas politseinik ilmselt midagi, mis muutis tavapärase peatuse kriminaaluurimiseks. Politseimark. See juhtus 2025 aasta veebruaris Arlington Heightsis, Illinoisis. Cooki maakonna šerifi asetäitja peatas mehe nimega Scott Pearson aegunud registreerimise tõttu. Pearson tundus koostööaldis olevat. Ta selgitas, et ta uuendas oma numbrimärke, kuid numbrimärgil oli kirjavea tõttu segadus. Kuidas läheb? Kiriku politsei. Kas sa saad aru, keegi lihtsalt pöördub sina? Peatasin su aegunud numbrimärkide pärast. Jah, ma uuendasin neid ja siis nad kirjutasid numbrimärgi valesti. See ei ole varastatud, sest rõngas polnud oma enda märgi peal. Ja siis läksin seda uuesti uuendama, aga nad ütlesid, et pean uuesti heitgaasitestile minema. Nii, oled sa pärit Marlingtonist? Parkridge'ist. Parkridge'ist? Jah. Anna mulle hetkeks. Nii et šerifi abi läks tagasi oma patrullautosse, et Pearson andmeid kontrollida. Ja kui ta tagasi tuli, märkas ta midagi Pearsons rahakotis. Kas sul on isikutõendav dokument? Mul pole seda üldse kaasas. Ei, ma töötan Parkridge'is. Ma töötan Parkridge'i heaks. Ma ei tööta enam nende juures. Olgu. Kas siis on mingi põhjus, miks sa seda kaasas kannad? Lihtsalt see, mis mul alati olnud on, ma ei... Okei, ma siin olen. Tõsta see üles. Võib märgi endale võtta, kui tahas. Olgu, anna mulle hetkeks sama asi ka peatamisega. Nii et Pearson ütles ilmselt, et ta töötab Parkridge'i politseis ja siis parandas end, et ta töötas seal minevikus, eks? Ta ei olnud enam nendega. Märk oli lihtsalt rahakotis, mida ta alati kaasas kandis. Ta ei kasutanud seda. Aga šerifi abi võttis märgi ära. Helistas Parkridge'i politseisse, et kontrollida ja nad kinnitasid, et Scott Pearson ei töötanud seal enam. Avalikud andmed näitavad, et ta töötas Parkridge'i politseis aastatel 2020 kuni 2023 ning tema lahkumiskuupäevaks oli märgitud 29. veebruar 2024. Ta oli olnud peaaegu aasta tegevuseta, kui see liikluspeatamine toimus. Seejärel kutsuti appi Cooki maakonna šerifi abi ja siis olukord eskaleerus. Mida see tähendab? Mis toimub? Vend, ma ei tea. Tee mulle teene. Astu korraks autost välja. Kas sul on midagi enda peal? Ei ole, härra. Relvi pole, midagi sellist, millest peaksime teadma? Ei. Astuge välja. Seisa lihtsalt siin näoga siia poole. Pööra näoga selle poole, kes tuleb. Pane käed kiiresti auto peale. Tere, Adrian. Vabandust, sul pole midagi kaasas. Sul pole relvi kaasas. Ei. Ütleme, et Petrans painutab su selga.
Hei, Andrianetti. Sind lihtsalt peetakse praegu kinni. Uuri kõike läbi. Sa ei tööta enam Parkridge'is, eks? Õige. Okei, mis põhjusel sa siis meie politseinikule märki näitasid? ma ei näidanud seda, ma avasin oma rahakoti ja see, tead küll, ma tean. Aga kui sind on politseiosakonnast või mujalt vallandatud, siis ei tohi sa mingit politseitunnistust kaasas kanda. Ei mingit märki, ei midagi, üldse mitte midagi. Sest see tähendab sisuliselt, et sa esined politseinikuna, kuigi sa enam ei ole politseinik. jah, ma ei öelnud, et mind rünnati. Aga sul oli ikka veel märk kaasas, eks? Ja sa näitasid talle märki ning ütlesid, et sa töötasid varem Parkridge'is või Burridge'is. kus iganes see oli, kui sa mäletad, ma küsisin, kas see on Arlington? Ja sina, ei, see on Parkridge. Ma ütlesin ei. ma töötasin Parkridge'is. Jaa, okei. Kas sa töötad praegu mõnes teises osakonnas? Midagi? Ei. ma ütlesin, ma töötasin. Olgu. jah, Assa Sheriff selgitas, miks see oli probleem. Pearson ei töötanud enam politseinikuna, kuid teda süüdistati ametimärgi kaasas kandmises. Ja Illinoisis tähendab see nüüd korrakaitsjana esinemist. Pearson väitis näiliselt, et ta ei näidanud märki meelega. Ta lihtsalt avas oma rahakoti ja see oli seal. Kuid siis märkas asesheriff Pearsoni maasturil veel midagi. Ei, kas sellel autol on tuled, sest me näeme seal tulesid? Need ei tööta. Ei, aga minul ei ole. Kus see lüliti on? Sa aktiveeriksid need, kui sul need oleksid? see oli ees all, aga need ei tööta turbordi all. See on mu naise oma siin, see ei tööta. noh, see ei tööta, nagu ma ütlesin. Need olid seal, kui ma 7232 siin üles panin. see on see seid, mida me ostsime. Ja vaata, Pearson väidetavalt ütles, et tuled ei töötanud, aga see asesheriff, kes paistis olevat skeptiline, nii et ta otsis väidetavalt sõiduki läbi, leidis pistiku ja pani tuled põlema. Olgu, politseituled, näed, need töötavad. Nad töötavad. Need virguvad nii, et sõidukil on nagu näha ees politseituled olemas. Jah, tuled näivad töötavat, vilguvad. Ilmselt paigaldas need Pearson ise. Teate küll, vilkurite lüliti, nii et asesheriff seletas selle talle lahti. Sul on politseituled sõidukil, mille kohta sa ütled, et need ilmselt ei tööta, aga siin on tuled peal. Sa kannad endaga märki, aga sa ei ole ametlikult vannutatud politseinik. Nii et see kõik on politseinikuna esinemine. kui ma seal töötasin, oli mul politseinik, okei. Nii et sa saad aru, kui sind töölt vallandatakse, peaks see automaatselt eemaldatama. See ei tohiks üldse sinu sõidukil olla, sest nüüd on need sinu sõidukil ja sul on ka märk. Kuidas me siis teame, et sa kedagi kinni ei pea? Sa võid öelda, jah, need ei tööta praegu, aga sa võid kapoti alla minna, need ühendada ja hakata inimesi peatama ning käituma, nagu sa oleksid endiselt politseinik, kuigi sa ei ole. See kõik on tõendiks politseinikuna esinemise kohta. Mis tol hetkel sa oleksid pidanud lihtsalt oma asjad ära andma Parkridge'ile või kellele iganes see oli, välja arvatud märk. Sa oleksid pidanud ka märgi ära andma. jah, las see käia. Kas sa saaksid sellele vastata? See on vist mu lapse ema. Ma peaksin oma autos olema. Okei, anna mulle hetk. Me läheme siit või jah, sest me oleme niikuinii siin samas, me ei taha liiga kaugele minna ja siis vaatame edasi, kui oleme näinud, mida Sari praegu ütleb. Sul pole midagi taga, eks? Vaata. Sain aru. Pööra oma jalga, sa pead kuidagi oma jalga pöörama, jah? Pööra oma keha, just nii, las ma teen selle turvavöö lahti. kuna ma ei olnud kunagi see inimene, siis see tüüp oli tegelikult ühe mehe pensionipartner. Täna õhtul. Ma saan aru, aga sa mõistad meie vaatenurka, eks? Kui ma olen praegu politseinik ja mind vallandatakse ning mul on märk kaasas ja ma avan oma rahakoti ja mul on seal märk ja mul on sõiduk, millel on endiselt politseituled peal, see on punane vilkur. Minu arvates ütleksin ma, tead mis, mind on vallandatud. Ma pean sellest märgist lahti saama, selle neile tagasi andma ja ma võtan need tuled sellelt sõidukilt maha. Olgu, noh, me... Räägime sellest. Mis see piirangu põhjus praegu jälle on? Jah, nii et. Pearson arreteeriti politseiniku teesklemise eest. Talle määrati mitu liiklustrahvi ja kinnipidamise protsessi käigus üks asetäitjatest võttis ilmselt kõne vastu, kui see helises ja tundus, et helistajaks oli tema lapse ema, kes ütles tere. Tere.
see on ohvitser Perea Kuki maakonna šerifi politseiosakonnast. Ma ei tea, kes see mees on, kellele te helistate. Ma arvan, et okei, ta on hetkel kinni peetud, teda arreteeritakse politseiniku teesklemise eest. Nii et ta jääb vahi alla. Me läheme Maywoodi jaoskonda. Tal on tõenäoliselt homme kohtuistung, kus otsustatakse, kas talle määratakse kautsjon või mitte. Tema sõiduk võetakse ära, see pukseeritakse, sest sõidukil on töötavad politseituled. Praegu on tegemist uurimisega, seega ta on kinni peetud. Olgu, kui ta saab jaoskonnast oma telefonikõne teha, siis ta ilmselt helistab sulle. Olgu, head aega. Nii et Scott Pearson vabastati pärast registreerimist tingimusel, et ta ilmub kohtusse. Talle esitati 2025 aasta märtsis süüdistus ühes süüdistuspunktis politseiniku teesklemises. Ja vastavalt Cooki maakonna kohtu andmetele on viimaste andmete kohaselt Pearsoni juhtum endiselt menetluses. Ta ei olnud vahi all, nii et kõigi andmete kohaselt ootab ta selle teesklemissüüdistuse osas kohtuprotsessi. Nii et see on lugu endisest politseinikust, kes väidetavalt ei suutnud politseiniku rollist loobuda, eks? Aga meie järgmine juhtum räägib kellestki, kellel ei olnud kunagi märki, kellel ei olnud algusest peale litsentsi ja keda süüdistati tuhandete patsientide ohtu seadmises. Teeskles, et on midagi, mida ta ei olnud. Ta ei olnud Florida naine, kes töötas peaaegu 2 aastat haiglas, ravides tuhandeid patsiente ilma õenduslitsentsita. Ja ta oleks võib-olla pääsenud sellest, kui ta poleks saanud ametikõrgendust. Jah, see juhtus tõesti. Palm Coastis Floridas arreteeriti 29-aastane naine nimega Otsun Bardessa 2025 aasta märtsis. Ja selle hommiku kehakaamera salvestus näitab, et ta tundus tõeliselt segaduses olevat, miks talle käerauad pandi. Tere, kas sina oled Autumn? Kas saaksid palun autost välja astuda? Pööra ümber. Pane käed selja taha. Oota, mis toimub? Pane käed selja taha. Olgu, mu auto peab selle purustama. Olgu, hästi. Ta oled. Oota. Meil on küllaga aega rääkida, anna meile lihtsalt minut. Jah, me hoolitseme selle eest. Kenaides. Kas sul on meil relvi? Juliet 34 lipp. Lubage mul lihtsalt öelda, et teie vahistamiseks on välja antud vahistamismäärus raske kuriteo asjas. Olgu. Kautsjon. Sellele on määratud kautsjooneks, mis on hea. Ma usun, et kautsjoni suurus on 70 000, nii et te saate kautsjoni vastu välja tulla. Mille eest? Kas te teate, millest kogu see asi seisneb? Tegelikult mitte, mul oli mingi asi Terviseametiga, aga mul on oma litsents olemas. Ja ma arvasin, et see on lahendatud, sest see on kehtiv ja aktiivne. Olgu, nii et see tuleneb sellest. Meiega võeti ühendust mitte otse minuga, aga mõnega. Üks mees tervise- ja sotsiaalteenustest võttis sinuga paar kuud tagasi ühendust. Ja mul oli advokaat ning ma pole sellest ajast midagi kuulnud. Okei, nii et advokaat võttis temaga ühendust ja ütles, et sind esindatakse praegu ning kõik muu sellega seonduv. Ma tahaksin sinuga vestelda, aga kui sind esindab advokaat ja ta tahab siin kohal olla. Kõigi nende küsimuste puhul on mul ilmselged piirangud, kui kaugele see vestlus võib minna. See on seotud meditsiinipettusega. Ma võin täpse asja välja uurida, mul ei tule see kohe meelde, aga see on seotud meditsiini ja selliste asjadega. Sul on 7 süüdistust. 7 süüdistust identiteedivarguses ja 7 süüdistust loata praktiseerimises. Ja see kõik tuleneb Terviseameti ja tervisehalduse ning kõige selle asjadega seonduvast. Ma mõtlen, sa oled sellest juba teadlik. Me oleme neile ja teistele uurijatele varem ütlusi andnud. See on lihtsalt esimene kord, kui sa minuga kohtud. Okei, nii et ei. Mina. Ma olen olnud koos teiste meestega, kui nad oma uurimist läbi viisid, aga ma ei olnud sinuga silmast silma. Kas ma siis võin vähemalt oma telefonis olla? Vähemalt, jah. Ei, ära muretse, me laseme sul seda kõike teha. Nüüd. Me ei saa sulle lihtsalt käeraudu ära võtta. Ma tean, et sa ütled, et sa ei hakka vastu, aga sa oled ju näinud telekat, vaadanud filme, eks? Sa näed, kuidas see käib, ma pole kunagi midagi teinud. Ma ei ütle, et sa oled midagi teinud, okei? Aga me lihtsalt ei taha, et asi kuhugi eskaleeruks, kuhu me seda ei soovi. Kuna me võtame su käerauad ära, aga mida me saame teha, on kutsuda inimese, kes su last hoiab. Ja kui sa tahad talle öelda, mis toimub, siis sa võid seda kindlasti teha.
või kui sa tahad, et meie talle ütleksime. Kas ma võin talle helistada? Kas võib? Kas te võiksite lihtsalt käerauad ära võtta, et ma saaksin talle helistada vähemalt? Jah, see sobib. Okei, ei, me võtame su telefoni ja paneme selle valjuhääldile sinu jaoks. Jah, me võtame su telefoni ja paneme selle valjuhääldile. Ei, asi on selles, et ma ei ütle, et sa midagi teed, kui me käerauad ära võtame, aga see annab sulle selle võimaluse, eks ole. See ei ole seda väärt. Kuule, kas sa saad minna viimaste kõnede juurde ja siis... Jah. Jah. Panen selle sinu jaoks valjamaks. Tundub, et su esijuks on lahti. Jah, see kõndis, jah, palun. Kas sa tahad korraks sisse astuda, et kuumuse eest varju saada? Jaa. Ma mõtlen, kas majas on veel keegi peale sinu. Okei, kas sa näed? Kas keegi saab... Kas keegi teine on veel majas sees? Ainult minu koer, aga ta tirib mind. Kas te saaksite ta lihtsalt mu pealt ära võtta? Ma ei tee midagi. Me ei saa teda praegu ära võtta. Olgu, tulen nii. Mõtlen... Nagu ma ütlesin, lihtsalt. Liigutama autot sissesõiduteel. Jah, nii et Flagleri maakonna šerif Rick Staley pidas pärast tema arreteerimist pressikonverentsi. Ta nimetas seda üheks kõige häirivamaks meditsiinipettuse juhtumiks, mida tema ametkond kunagi näinud on. Me usume, et patsiente oli üle 4400. Et ta oli ühel või teisel viisil seotud hooldusega Advent Health Palm Coastis, mis on meie uusim haigla Flagleri maakonnas. Kuidas see siis juhtus? Šerifi büroo andmetel lõpetas Pardesa Restmusoni ülikooli 2022 aasta märtsis. Advent Health palkas ta 2023 aasta juulis õendustehnikuna. Sellel ametikohal töötatakse litsenseeritud õe järelevalve all. Oma avalduses märkis ta, et on hariduselt esmalt registreeritud õde, mis tähendab, et ta oli lõpetanud õenduskooli, kuid polnud veel riikliku litsentsi eksamit sooritanud. Uurijate sõnul väitis ta hiljem selle töölevõtmise protsessi käigus, et on selle eksami sooritanud ning esitas litsentsi numbri, mis tegelikult kuulus teisele õele, päris õele. Ja kui haigla kontrollis hiljem uuesti tema litsentsi staatust, ütles Pardesa neile, et tal on eksam plaanis sooritada. Ja siis mõni kuu hiljem ütles ta personalispetsialistile, et on eksami sooritanud ja saanud litsentsi ning esitas litsentsi numbri, mis osutus kehtivaks. Aga jällegi, see kuulus teisele naisele nimega Ootum. Jah, teisele naisele nimega Ootum. Teisele Ootumile. Ja Pardesa ütles personaaliosakonnale, et ta on hiljuti abiellunud ja tema perekonnanimi on muutunud ning see ongi siin juhtunud. Seega litsents ei pruugi seda veel kajastada. See personaaliosakonna töötaja ütles talle, et ta laadiks haigla andmebaasi üles oma abielutunnistuse koopia. Seda ei juhtunudki ja ilmselt ei võtnud keegi ka ühendust. Nii et arreteerimisdokumentide kohaselt lubati Pardesal selle möödalaskmise tõttu alustada õdede väljaõppeprogrammi. Ta lõpetas 2024 aasta juunis ja võttis vastu registreeritud õekoha Advent Healthis. Ja siin on see osa, mis tõesti üllatab. Ta jäi vahele, sest sai ametikõrgendust. 2025 aasta jaanuari alguses pakuti Pardesale vastutava õe kohta. See oli ametikõrgendus, mis äratas tema kolleegides palju huvi, sest üks tuvastamata õde kontrollis tema litsentsi staatust ja avastas, et Ootum Pardesa ainus litsents oli aegunud sertifitseeritud hooldusassistendi litsents. See ajendas Advent Healthi alustama uurimist ja nad küsisid Pardesalt seda abielutunnistust, seda abieluluba, mida ta kunagi ei esitanud. Šerif Staley esitas süüdistused pressikonverentsil. Nad valjandasid ta. 2 kuud hiljem teatasid nad meile juhtumist, mis käivitas 7-kuulise uurimise. Ja põhjus, miks see võttis 7 kuud, on see, et pead meeles pidama, me püüame järgida HIPAA seadusi. Ja seega peavad meil olema ohvrid. Me ei tea, kes need ohvrid on ja me peame ka haiglaga koostööd tegema, et saada ohvrite nimed. Ja see nõuab kohtukutseid ja uurimist ning see võtab aega. Nüüd, kui ohvreid on üle 4400 nii-öelda
selles juhtumis tegime koostööd 7. ringkonna osariigi prokuratuuriga, mille eesotsas on RJ Laritsa, et välja selgitada, kuidas edasi minna. Sa ei saa tegelikult esitada 4400 süüdistust. ma arvan, et sa võiksid seda teha, aga see koormaks kriminaalõigussüsteemi oluliselt. Nii et aeg, mil ta töötas nende arvates täielikult sertifitseeritud meditsiiniõena, oli 7 kuud. Nii et nad esitasid ühe süüdistuse iga kuu eest, mil ta töötas haiglas väidetavalt täielikult litsentseeritud ja volitatud meditsiiniõena. Seetõttu ongi 7 süüdistust loata meditsiinipraktika eest ja 7 süüdistust identiteedipettuse eest. Kui lähed haiglasse, siis usaldad, et haigla personalil on kõik vajalikud litsentsid ja nad on valmis sind aitama ükskõik millise meditsiinilise vajaduse korral. Ja seetõttu pead sa süsteemi usaldama. Ja ma arvan, et antud juhul näitas see, et süsteemis oli mõningaid puudusi vähemalt järelkontrollis ja väga usaldusväärses värbamisprotsessis. Kui sa ütled, et ma just abiellusin, sellepärast on mu perekonnanimi erinev ja nad palusid tal seda tõendada, aga järelkontrolli ei tehtud. Nii et ma arvan, et värbamisprotsessis tehti mõningaid vigu, aga selle osas võite suhelda Advent Healthiga. Sest meie vaatame ainult kriminaalasja ja seda, mis sellele eelnes, mis selle põhjustas. Meie teada ei ole selle juhtumiga seotud tõsiseid vigastusi ega surmajuhtumeid. Ja ta pidi oma tööd hästi tegema, isegi kui tal polnud litsentsi, sest nad kaalusid tema edutamist vastutavaks õeks, mis oligi tema toimiku ülevaatamise ajendiks ja lõpuks viis tema tabamiseni. Nii et Partiisa seisis algselt silmitsi 7 süüdistusega tervishoiutöötajana ilma litsentsita töötamises ja 7 süüdistusega isikuandmete petturlikus kasutamises. Kokku 14 süüdistust. Kuid kohtuandmed näitavad, et 2025 aasta augustis ei võtnud prokurörid 12 süüdistuse osas midagi ette. Muide, pärast kogu seda edasi-tagasi liikumist ametikõrgenduse ja õige dokumentatsiooni leidmisega lõpetati tema tööleping 22. jaanuaril 2025. Nii et sel hetkel oli kohtudokumentide kohaselt Pardissa väidetavalt osutanud meditsiiniteenuseid ligikaudu 4486 patsiendile ajavahemikus juunist 2024 kuni jaanuarini 2025. Mitmed meediakanalid võtsid ühendust Advent Healthiga kommentaari saamiseks ja haigla vastas avaldusega. Me ei kommenteeri eraelulisi personaaliküsimusi ega pooleli olevaid kohtuasju. Kõik päringud tuleks suunata Flagleri maakonna šerifi büroosse. Liigume kiiresti edasi 7. aprillini 2026. See juhtus just hiljuti. Vardessa esitas oma süü küsimuses seisukoha ja talle määrati 5 aastat katseaega, vältides vanglakaristust, kuid tal keelati töötada meditsiinivaldkonnas. See on inimene, keda süüdistati õena teesklemises ja tuhandete patsientide ravis ilma litsentsita. Meie järgmine juhtum räägib kellestki, kes väidetavalt teeskles politseiniku ja viis selle nii kaugele, et päris politseinikud arvasid, et ta on üks nende seast. Nii et meil on see mees Washingtoni osariigist. Teda süüdistatakse selles, et ta ilmus aktiivsetele kuriteopaikadele, näitas märki ja ütles reageerivatele politseinikele, et ta on üks neist. Ja kui nad hakkasid küsimusi esitama, siis hakkas tema lugu väidetavalt lahti hargnema viisil, mida peab ise nägema, et uskuda. See juhtus Bremertonis, Washingtonis 2025 aasta septembris. Nii et politsei reageeris tulekahju teadetele parkimismajas, kui mees sõitis kohale märgistamata Ford Exploreriga, millel olid nähtavasti vilkuvad sinised tuled. Teda süüdistatakse selles, et ta kandis kehaturvist, millel olid politsei SWAT-i embleemid, metallist märki, mis nägi välja nagu see pärineks Edmondsi politseiosakonnast ja tal oli nähtavasti kaasas relv. Tema nimi on Michael Scaletta-Teets, 49-aastane. Ja kui ta maasturist välja tuli, süüdistatakse teda selles, et ta läks Bremertoni politseinike juurde ja ütles neile, et ta on Edmondsi politseidetektiiv, kes pole parajasti tööl. Alguses uskus politseinik teda. Üks politseinik tunnistas isegi kaamera ees, et arvas, et Scaletta on üks nende detektiividest, kuid Scalettat süüdistatakse kogu selle loo väljamõtlemises. 27 aastat teenistust Baltimore Cityst pensionile töötas Thurstoni maakonna šerifi büroos. Nüüd töötab Edmondsi politseis jõukude ja luureosakonnas. Vaata. Kas sa olid temaga telefonis? Nad palusid meil välja tulla. Ma arvasin, et see oli sinu pärast. Kes veel läheb välja?
ma ei tea, ta räägib minuga telefonis. ei, ma arvasin, et mind kiusati, sest ma arvasin, et teil on selle jaoks abi vaja. Oh, ei, me arvasime, ma olen praegu segaduses, mees. See on minu esimene päev tagasi üle pika aja. Ma olin eemal Covidi tõttu. Ja see oli halb. Olgu. Ma pole siia ammu tagasi tulnud. Jah. See juhtus juba 11. korda. Ja, see oli kõige hullem. Pidin minema haiglasse ja saama hingamisravi. See oli halb. Nad tegid narrimisega haiget. Olgu. Mul on nüüd hästi, ma luban. Tulin täna pärastlõunal tagasi, kohe kui olin laevameeskondadega rääkinud ja temaga aru pidanud. Nad tahavad ka vastu rääkida, nagu nad oleksid seda palju hullemana kujutanud. Mis see oli ja väljas? Mis toimub? ei, me astusime korraks välja, ma mõtlesin, et pagan, ma arvasin, et sa oled üks meie detektiividest. Ma tean, et mõned kutid töötavad töörühmaga. Aga tegelikult on see ikka šerifi alluvuses. Mida sa ütled? Jah, proovi siis seda teed. Noh, kasutama parimat otsustusvõimet. Jah, kasvab. Olgu. Jah, ma tegelen rohkem tingimisi vabastamise infoga kui millegi muuga. Hüüs. Üle ala aadressil. Kontseptsiooni osakond, sealpool detektiivid. Ma tunnen neid kutte rohkem kui kedagi siinpool. Olgu. Hästi, jah. Täpselt. Mis? Kui kaua sa oled olnud? No ma läksin Baltimore Cityst 27. pensionile. Tulin siia. Võttis umbes aasta aega, enne kui ma jälle ägedate asjade juurde tagasi jõudsin. Alguses läksin koos Bursoniga, Thurstoni šerifi partneriga. Toimus palju, väga palju asju. Nad tahtsid mind vanglasse panna. Ma mõtlesin, et ei, ma olen parem kui see. Ma olen tundnud palju detektiive Edmondsist, jõuguvõrgustikust ja sellistest kohtadest. Igal aastal baasis toimuv narkovastane hoolitus. Jaa. Poisid, kes on nagu, kuule mees, lähme. Vaatame, kas see kaob ära. Ma pidin tagasi minema, et võtta Vene postitused ja RCV-d. Kui kaua sa oled Edmondsis olnud? Umbes 2 aastat. 2 aastat? Ja. Olgu. Jaa. 2 aastat röövidega. Alustasin röövidega, aga nüüd tegelesin luurega. Kuule, see on päris karm. Õige jutt, mees. Kuule, ma pean lihtsalt oma efektid välja lülitama. Muide, ma olen Stiletto. Stiletto? Scalero, jaa, Stiletto. Kas sa tuled täna õhtul tagasi? Ma töötan. Ma töötan terve öö, nii et... Sa näed mind, ma olen siin väljas terve öö. Olgu mees, ja ma võtan sulle kaardi ning annan selle sulle, mees. Lahe. Mis su nimi on? Austin Trask. Vabandan veel kord. Trask. Aga asi on selles. Midagi tundus valesti olevat. Ohvitserid näisid märkavat, et tema taskulamp oli justkui asetatud tema relvaga puurist tahapoole. See on probleem, sest see muudaks tema relva haaramise väga-väga raskeks, kui mitte võimatuks. Ja tema kehakaamera ei paistnud olevat Axoni tavaline mudel. Ja lugu sellest, kuidas ta töötas päästearmees turvatöötajana, olles samal ajal ametis olev detektiiv, tekitas näiliselt kahtlusi. Järgmisel päeval läksid politseinikud tagasi päästearmeesse. Nad palusid tal esitada teenistuskaardi. See on ametlik isikut tõendav dokument, mis tõestab sinu kuulumist õiguskaitseorganitesse. Olgu, vaadake palun veel ühte aasta naabrimeeskonda. Kas ta töötab sinu jaoks turvamehena? Jah. See tüüp või? Ma tulen varsti tagasi. Kas sul on kõik korras? Mul on kõik korras. Kas sa tahad siia tagasi tulla? Jah.
lihtsalt räägin mõne teise kutiga. Nii et sa töötad Edmondsi juures. politseis? Jah, ja see on osalise tööajaga töö. Sain aru, kas sul on oma ametitunnistus kaasas? Jah, anna mulle hetk. Ei. Kui see pakub sadulat külje peal, siis jah, seal sees on mingi asi. Ei leidnud seda. Vabandust? Ei, ta läheb, see on mu teises kotis. Okei, ta võtab selle nüüd. Okei. Kui kaua sa oled töötanud päästermes? Vabandust? Kui kaua sa oled väljaspool tööaega päästermes töötanud? Ma olen siin peaaegu igal teisel nädalal. Igal teisel nädalal? Jah, ja siis töötan ka KRM-is. Okei. Ja mis on teie täisnimi? Messi Scaletta. Nezi Scaletta. Teie eesnimi on Metsi? Nessi, õige. Ja Scaletta? C-A-L-E-T-T-A. Okei, mis on sinu keskmise nime initsiaal? Anthony. Niipea kui ta tagasi tuleb. Millisel numbril teid kätte saab? Tere, mees. Jaa, see on roheline kott, seal sees on minu rahakott koos dokumentide ja kõige muuga. Ei, üleval korrusel, jah. Minu keha. Vabandust, aitäh, kas sa saad? Otsida, kas sa saad siia jääda? Kirjelda seda. Olgu, ma näen sind seal. Nii et Scalettat süüdistatakse venitamise eest. Dokumendid olid tema kotis, need olid üleval korrusel. Siis väidetavalt hakkas ta läbi otsima lõunasöögi kotti, kus olid ainult Coca-Colad ja tühi kaardihoidja. Siis astuvad ohvitserid ligi. Nad kompavad ta läbi. Ja just siis leiavad nad laetud tulirelva. Kas teil on kaasas laetud tulirelv, härra Scaletta? Õige. Palun, kas saate panna oma käed auto peale? Ma ei tunne selle kabuuri kinnitust. Hoidke oma käed seal. Kas me ei võiks seda teha kõigi ees? Ma mõtlen... Okei, jah, ma olen üsna kindel. Kas ma saan oma ülemusega ühendust võtta niipea, kui te kõik olete? Relvad maha pannud, härra. Ei, härra. Ma teen seda. Nii et ei ole praegu arreteeritud? Jaa, härra. Vau. Kas te saate helistada mu... Jah, me saame internetiga seotud asjad korda ajada. Te saate kõige eest hoolitseda. Me saame kõik telefonikõned lihtsalt ära teha. Ja tema volitused. Millisest agentuurist te ütlesite, et olete? Edmonds. Edmonds. Kas sa saad aru, et mind lihtsalt peetakse kinni? Ma saan kogu protsessist aru. Jah, saan küll. Olgu. Palun. Härra Scaletta, teil on õigus vaikida. Kõike, mida te ütlete, võite teie vastu kohtus kasutada. Teil on õigus pöörduda advokaadi poole ja lasta tal ülekuulamise ajal enda juures viibida. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat, kes esindab teid enne ülekuulamist, kui te seda soovite. Te võite igal ajal otsustada nende õiguste kasutamise kasuks, mitte vastata küsimustele ega anda ütlusi. Kas te saate aru? Nad ei vaata minu poole, palun. Sa seisad otsa seal. Me püüame lõpetada. Ütle hästi. Ma kuulen neid. Lester Scaletta, Sam, Charles, Adam, Lincoln, Edward, Tom, Adam.
Esitex Metsi, Mary, Edward Zebra, Zebra Young, Middle 8 Anthony, 1976 0810. Medzi A Scaletta, mida ta mulle andis. Jah, selle ma kirjutasin raportist üles. Vabandust? Mida sa ütlesid? Kas keegi teine? Metsi Scaletta. Kas sobib, kui ma vaatan sinu ekraani? Absoluutselt. Ta on võtnud kõik mu andmed ja kõik muu sealt. Kas see on? Tegelikult, kas see käib läbi? Seal, kus raadiosaatjad on? See on sinu teine, jah, see on seal. Vabandust. Tema nimi on Maistel. Olgu, keskmine perekonnanimi Scaletta, liitsuga teed. Sama sünnikuupäev. Sa tuled tagasi leisijuhi loaannetega. Teeti ei sõida nagu tema. Kui nad tema andmeid kontrollisid, siis väidetavalt tuli selline vastus. Scaletta oli süüdi mõistetud kurjategija. 2016 aastal oli ta Põhja-Carolinas istunud vangis raskeks kuriteoks loetud pommi valehäire eest. Tal polnud isegi kehtivat juhiluba. Ja kui nad helistasid Edmundsi politseijaoskonda, öeldi väidetavalt, et ta ei tööta seal isegi. Mis tegi selle juhtumi eriti muret tekitavaks pärast kõike seda, mida ma räägin, oli see, et Scalettat väidetavalt ei kandnud lihtsat kostüümi. Politsei sõnul oli ta samal ööl varem aktiivselt väljakutsetele reageerinud. Ta oli ilmunud väljaloata sisenemise väljakutsele. Teda süüdistati selles, et ta ilmus 7-Elevenis toimunud loata sisenemise väljakutsele. Teda süüdistati sisuliselt selles, et ta patrullis relvastatult ja politseivestiga kesklinna piirkonnas ning sekkus päris politsei olukordadesse. I'm gonna get a photo of your badge here too. Ma arvan, et Jeff Madden. Kas sa oled talle juba ette lugenud? Jah, ma lugesin talle ette. Olgu. Luges küll. See on kõik. Võte 12. Mis su eesnimi on? Mezi. Mina olen Trevor. Kas sa saad aru, miks sa praegu kinni peetud oled või ei? Ma ei tea. Ma arvan, et saan aru. Miks sa selle peale kasvasid? Okei, kas on okei, kui ma natuke seletan? Muidugi. Okei, kõigepealt, kui sa oled selles osariigis ametlikult politseinik, siis sind vabastatakse vahi alt ja ma vabandan ametlikult. Aitäh, eks. Pole probleemi. Hästi. Siiski on siin paar probleemi. Ma olen praegu üks linna ülematest. Kui päästearmee palkab vormis ja voritatud korrakaitsetöötajaid, kes hakkavad kandma märki, relva ja vesti, siis eriti mitte meie asutuses. Minu arvates. Lase mul lõpetada. Esiteks, mul ei olnud teenistuse ajal relva kaasas. Ja ma lahkusin. Ma ei olnud enam tööl. Ma lahkusin. Olgu, see on lihtne. Lase tal selgitada. Jätka. Nii et kui sa oled meie asemel, eriti kui oled õiguskaitsetöötaja, siis sa mõistad. Me näeme meest, kellel on detektiivimärk, politseimärk ja kuskil seal on ka SWAT-i märk. Õige. Meie jurisdiktsioonis ei ole meid teavitatud, et päästearmeel oleks relvastatud õiguskaitsetöötajad. See ei vasta tõele. Võib-olla lihtsalt läksid töölt oma auto juurde. Kuid kui me sinuga kokku sattusime, olid sa vormis ja relvastatud, kui me sind nägime. See on täpne kirjeldus. Nii et mure ongi selles. Mure on eriti selles, et meid ei teavitatud, eks? Ma ei tegutse. Ma ei tee midagi, ma ei tööta, ma ei tee seda. Ma olen probleemist teadlik. See on segane, eks? Siin on probleemid, mille sa maha jätad, isegi kui sa lahkud. See on meie jaoks kogu linna kuritegevuse kuumim koht. Ma olen Baltimori linna politsei pensionär. 27 aastat ma ei ole siin. Vabandust. No? Mina ei arva nii. Ma arvan, et me räägime natuke üksteisest mööda, sest mida ma püüan sulle selgeks teha on see, et ma saan aru, kui sa lihtsalt lahkud, kui sul pole vahetust. Aga kui sa tead, et see on kõige kõrgema kuritegevusega piirkond, eks? Kui sa tead, et see on linna kõige kõrgema kuritegevusega piirkond ja sa tead, et tõenäoliselt kasutad oma õiguskaitsekogemust ning me liigume selles piirkonnas ringi, siis pole ilmselt parim mõte kanda vesti ja relva ning käia edasi-tagasi, sest see paneb meid midagi kahtlustama. Sealhulgas võib see viia võimaliku politseinikuna esinemise kuriteoni. Sellepärast teid kinni veetigi. Me kontrollime kõik üle.
ja tead mis, see võib olla probleem nende ülemustele ja meie ülemustele, sest kui see kõik on tõsi, eks, ja meid ei teavitatud, lihtsalt ei antud teada, see olekski selle lahendanud. Üks e-kiri, kus öeldakse, kuulge, lihtsalt teadmiseks, seal on üks mees, ta on korrakaitsja, töötab väljaspool tööaega päästearmee juures, võite teda näha parklas käimas ja minemas. Seda me olekski öelnud. Kõlab hästi, me pole midagi kuulnud. Okei, kas sina oled sellest midagi kuulnud? Ei, kas sina oled sellest midagi kuulnud? Võib-olla me helistasime eile õhtul Edmundsile. Sharon? Me oleksin eile õhtul helistanud Edmundsi politseijaoskonda. Jaa. Ütle uuesti. Meie nime pole paberil. Me helistasime eile õhtul Edmundsi politseisse. Kas on okei, kui ma selle läbi vaatan? Jah, palun. Ja siis ma saan. Ma saan. Oota, see ei ole minu süü. Ei, see on see, millel on Gatorade. See on üks tuli. Varu XTS aku. See on Valteri Varu XTS akuüksus. Ja isegi pärast seda, kui ta vahele võeti, väitis Scaletta näiliselt endiselt, et ta on politseinik. Ta olevat käskinud politseinikel tema volitusi kontrollida, käskinud neil tema ülemusele helistada. Aga kui üks ülematest tõi välja faktid või väidetavad faktid, ütles Edmundsi politseijaoskond, et ta pole kunagi nende palgal olnud. Nende andmebaas näitas, et tal oli süüdimõistev kohtuotsus raskes kuriteos ning ta oli lähenenud või teda oli süüdistatud selles, et ta lähenes aktiivsetele sündmuskohtadele relvastatult ja täistaktikalises varustuses. Ja just siis näis, et Scaletta kasutas lõpuks oma õigust vaikida. Ta viidi vangi esimese astme kuriteos kriminaalses isiku teesklemises ja teise astme ebaseaduslikus tulirelva omamises süüdistatuna. Ja tema kohtuistungil 2025 aasta septembris ei tunnistanud ta end süüdi. Kohtunik määras kautsjoniks $50,000. Ja viimaste saadaolevate andmete kohaselt oli tema juhtum endiselt lahendamata ning avalikku teavet selle kohta, kas asi jõudis kohtusse või lahendati kokkuleppega, polnud. Aga milline juhtum see oli, kui pehmelt öelda? Aga nüüd liigume oma viimase juhtumi juurde. Võib-olla kõige kummalisem neist kõigist, sest inimene, kes teeskles kedagi teist, ei kandnud ei märki ega vormiriietust. Tal oli seljas keskkooli korvpallisärk, Shelby Hewitt. Ja muide, Shelby oli selle kõige toimumise ajal 30. aastates sotsiaaltöötaja. Aga mitu kuud elas ta nii veidrat topeltelu, et kogu koolipiirkond küsis endalt, kuidas me küll sellest mööda vaatasime. Las ma kirjeldan olukorda. Käimas on 2022 kuni 2023 õppeaasta. Jeremiah E. Burkey keskkoolis Dorchesteris, Massachusettsis ilmub välja uus õpilane ja muide, see kool kannab nüüd nime Albert T. Hollandi keskkool, lihtsalt teadmiseks. Ja õpilane ütleb, et tema nimi on Daniela Herrera ning ta on 16-aastane kasulaps. Ta on vaikne. Tal on keeruline minevik, ta liitub tüdrukute korvpallimeeskonnaga. Kõik arvavad, et ta on lihtsalt uupilane, kes püüab sisse sulanduda. Asi on selles, et Daniela oli tegelikult Shelby Hewitt. Ta ei olnud 16-aastane. Ta oli 30-ndates ja see polnud ühekordne juhtum. Ja kui uurijad hakkasid asja uurima, said nad aru, et ajavahemikus september 2022 kuni juuni 2023 oli Shelby kasutanud mitmeid võltsidentiteete, et end kirja panna vähemalt 3 erinevasse keskkooli. Ta oli ilmselt nii pühendunud sellele rollile, et lõi võltsdokumente ja punus terve loo, nagu oleks ta lihtsalt laps Massachusettsi asendushooldussüsteemis. Nüüd, need detailid on need, mis mind tõesti üllatavad, sest Burkey keskkoolis ei istunud ta lihtsalt klassi tagaotsas. Ta liitus korvpallimeeskonnaga. Ta valis särginumbriks 32, mis tead küll paneb mõtlema. See oli tema tegelik vanus tol ajal. See on natuke liiga ilmne, eks. Tuleb asju nimetada õigete nimedega, aga asi läheb veelgi pöörasemaks. Lõpuks taotles ta üleviimist Brighton High Schooli. Ja siis 2023 aasta juunis üritas ta end kirja panna Jamaica Plainis asuvasse English High Schooli. Seekord esinedes 13-aastasena teise nime all. Nii et vähem kui aastaga muutus ta 16-aastasest kasulapsest 13-aastaseks, kellel oli täiesti uus taustalugu. Kuidas ta siis lõpuks vahele jäi? Tegelikult oli see üsna väike detail, mis näiliselt kogu asja paljastas, sest NBC 10 Bostoni andmetel ilmus English High Schooli mees, kes väitis end olevat tema isa ja ütles, et võtab ta koolist välja, kuna teda kiusati. Aga kooli administraatoritele tundus see väidetavalt kahtlane. Ta oli olnud koolis vaid nädala ning nad olid parajasti keset kiusamisjuhtumi lahendamist ja püüdsid teda aidata. Nii et nad tegid seda, mida pidid. Nad helistasid kooli piirkonda, et kontrollida osa tema sisseastumisdokumentidest. Ja siis nad avastasidki vead. Nad proovisid helistada sotsiaaltöötajale, kes oli tema dokumentides kirjas. Arva ära, seda inimest polnud olemas. Ja siin ongi asi.
muide, õpilased olid juba ammu enne dokumentide kontrollimist märganud, et midagi on valesti. Mõned tema klassikaaslased ütlesid, et tema lood lihtsalt ei klappinud alati. Alguses arvasid nad, et see on lihtsalt seotud sellega, et ta väitis endal olevat traumeeriva mineviku. Ta rääkis inimestele, et teda on väärkoheldud ja inimkaubanduse ohvriks langenud, mis võis seletada neid vastuolusid. Aga siis, Boston Globe'i andmetel tegid mõned õpilased veidi uurimistööd. Ja mida nad leidsid? Nad leidsid Shelby Hewitti tegeliku aastaraamatu foto ajast, kui ta käis Sharon High Schoolis 2007. aastal. Kujuta ette, et oled teismeline ja saad aru, et inimene, kes sinu kõrval klassis istub, kasutab fotot ajast, kui ta oli sinu vanune, aga see foto tehti 15 aastat varem. Praegu pole teada, kas mees, kes väidetavalt eestles Hewitti isa, kunagi leiti või süüdistati, kuid Shelby arreteeriti. Arreteerimismäärus anti välja 2023. aasta juunis, ta andis end ise üles. Ta vabastati $5000 suuruse kautsjoni vastu range tingimusega. Ta ei tohtinud koolide lähedusse minna ega sealsete inimestega ühendust võtta. Mass Live rääkis naisega, kes käis Bertie keskkoolis samal ajal kui Hewitt ja sai temaga tegelikult sõbraks. Ta ütles väljaandele, see paneb mind inimesi raskemini usaldama. See paneb mind küsima, kas see inimene on päriselt see, kellena ta end esitleb, või on see lihtsalt järjekordne Shelby. Et aaspidi arvan, et paljud õpilased tunnevad end endiselt reedetuna. Isegi kui see juhtus 3 aastat tagasi, ei unusta nad kunagi, kuidas nad end tol hetkel tundsid. See ongi kõige olulisem. See ongi siin see kahju. Ja tema sõnul sai Hewitt sõpradeks 13–16-aastaste õpilastega. Ja kujuta ette, samal ajal, kui ta teeskles, et on keskkooliõpilane, käis ta näiliselt tundides, tegeles spordiga ja sõbrunes päris lastega. Ta töötas samal ajal ka laste ja perede ameti sotsiaaltöötajana, teenides $54,000 aastas, samal ajal kui esines teismelisena. Väidetavalt lõi ta ka võltsidentiteete laste ja perede ameti töötajatele, et aidata registreerimisprotsessiga. Ja Hewitt ei teeskenud teismelist väidetavalt ainult koolis. Ta kasutas väidetavalt ka oma laste ja perede ameti ressursse, et registreeruda Walden Behavioral Care'i söömishäire raviks. Jutt käib Termis, Massachusettsis asuvast kliinikust, kus ta väitis end taas olevat Daniela Herrera. Nüüd Hewitt enam ei töötanud laste ja perede ametis, kuid täpsed asjaolud tema lahkumise kohta, kas ta vallandati või lahkus ise, ei ole kunagi selgunud. Pärast mitmeid viivitusi pidi Hewitt minema kohtu alla Suffolki maakonna ülemkohtus, kuid selle asemel teatas kohus, et on jõutud kokkuleppe menetluseni. Minu arusaamist mööda on selles asjas kokku lepitud lahendus süü tunnistamise näol. Mul on juba olnud võimalus teie kriminaalkaristuste registriga tutvuda. Nagu te teate, olen selle juhtumiga täielikult kursis ja mul on juba olnud võimalus siinsete juhistega tutvuda. Nii et mida me nüüd teeme, on see, et liigume selle protsessiga edasi. Hästi. Nii et Hewitt, nüüd 34-aastane, tunnistas end 3. veebruaril 2026 süüdi võltsimises, pettuses ja avaliku teenistuja käitumisnormide rikkumises. 4 muud süüdistust tühistati. Ja Hewitti advokaat ütles kohtule, et tema kliendil on pikaajalised vaimse tervise probleemid ning et ta on alustanud ravi. Hewitt ise puudutas mõningaid neist probleemidest oma avalduses. Aitäh, austatud kohtunik, et lubasite mul sõna võtta. Mul on tõesti väga kahju sellest kahjust, mida ma tean, et olen põhjustanud. Ja ma tunnistan, et minu käitumine häiris Bostoni avalikke koole ning tekitas segadust, ärevust ja tõenäoliselt ka hirmu õpilastes, peredes ja töötajates. Ma poleks tohtinud seal kunagi olla. Oma tegudega reetsin ma koolikogukonna, oma pere ja kõigi nende inimeste usalduse, kes mind armastasid. Ja ma olen sügavalt kahetsenud valu, mida ma põhjustasin. Ma tunnen selle pärast iga päev palju häbi. Ja nii see ongi. Ma ei olnud hea inimene. Ja ma jatkan intensiivset vaimse tervise ravi, ravimite võtmist ja nõustamist, et püüda olla parem inimene. Ja ma tean, et see ei tee olematuks seda kahju, mida ma olen põhjustanud, aga ma võtan täieliku vastutuse. Ja ma loodan, et kõik, keda ma olen haavanud, saavad sellest paraneda. Ja mul on tõesti väga-väga kahju oma uskumatult isekate otsuste pärast. Ja lõpuks määrati Hewittile iga süü tunnistamise eest 4 aastat katseaega, mida ta kandis samaaegselt ehk siis paralleelselt. Ja kui karistused oleksid olnud järjestikused, oleks ta pidanud olema 20 aastat järelevalve all. Samuti pidi ta maksma üle $9000 kahjutasu. Nüüd, osana oma katseajast pidi ta jätkama teraapias käimist ja võtma kõiki talle määratud ravimeid ning hoiduma kõigist Bostoni avalikest koolidest. Ta ei tohtinud töötada sotsiaaltöötajana ega taotleda sotsiaaltöötaja litsentsi.
aga see polnud loo lõpp. Ei, endiselt oli palju küsimusi selle kohta, kuidas see üldse juhtuda sai. Eriti kui saad teada, et Hewitt oli mingil hetkel kolinud elama oma pikaajalise terapeudi juurde, kes väidetavalt istus tema kõrval, kui ta kokku varises. Jah, see on selle juhtumi veel üks osa. Nii et Boston Globe'i andmetel pidi Rebecca Burnett, keda kutsuti ka Beckiks, litsentseeritud kliiniline sotsiaaltöötaja ja endine juhendaja Walden Behavioral Care'is ilmselt läbima distsiplinaarmenetluse. Burnett oli šokeeritud, kui süüdistused Hewitti vastu avalikuks tulid, kuid paljud kahtlesid, kui palju ta tegelikult teadis Hewitti tõelisest taustast. Kuid prokurörid väidavad, et Hewitt ütles Burnettile ja teistele Waldeni töötajatele, et ta oli lapsepõlves inimkaubanduse ohvrina nii traumeeritud, et ei suutnud oma tegelikku vanust meenutada. Kuid Globe teatas, et Hewitt oli tegelikult Walden Behavioral Care'is arvel olnud juba enne, kasutades oma pärisnime, oma tõelist identiteeti. Ja anonüümsed töötajad ning endised patsiendid väidavad, et pole võimalik, et Burnett poleks teda mäletanud. Ja miks ta väidetavalt lubas Hewittil enda juurde kolida? Eks ole. Mingil hetkel kolis Hewitt, kes esines väidetavalt kasulapsena, Burnetti ja tema elukaaslase mehe nimega John Smith juurde. See on ju imelik, eks? See süüdistus. Ma mõtlen, et siin võib olla tegemist võimaliku eetikanormide rikkumisega. Patsient ja terapeut elavad koos. Aga Burnetti advokaat Connie Tran ütles pärast Hewitti arreteerimist ajalehele Globe järgmist. Hewitt kasutas erinevaid väljamõeldud isikuid, et petta Waldenit, PPS-i ja Rebeccat uskuma, et ta on tegelikult laps, kes on seaduslikult TCF-i hooldusõiguse all. Tran väitis ka, et Rebecca ei aidanud Shelby Hewittil PPS-i õppima asuda. Selle asemel tegutses Hewitt iseseisvalt. Kuid kooli administraatorid vaidlesid vastu, väites, et see lihtsalt ei klapi. Reporter Patricia Wen kirjutas 2024 aasta Boston Globe'i artiklis, tsiteerin. Nad ütlevad, et Burnett oli kas Zoomis või isiklikult kohal, et täita registreerimisdokumente. 2022 aasta augustis 16-aastase Daniela Herrera jaoks ja seejärel 2023 aasta juunis 13-aastase Ellie Blake'i jaoks. Ametnikud ütlevad, et Burnetti teise nime Ellie kasutamine koolisüsteemis tekitab küsimusi selle kohta, kui kindel ta esimese nime Daniela tõepärasuses oli. Seega esitati Globe'i andmetel pärast Hewitti arreteerimist osariigi sotsiaaltöötajate nõukogule Burnetti kohta vähemalt 6 kaebust. Ja ta ei töötanud enam Walden Behavioralis, kuigi Globe'i andmetel ei kinnitanud kliinikuga ühendust võetud inimesed, kas ta oli vallandatud. Tema sotsiaaltöötaja litsentsi advokaat Paul Sorrell ütles Boston Globe'ile, et tema juhtumi istungid peaksid algama 2026 aasta suvel. See on kõik, mis meil praegu siin Sidebaris teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC Peacock'is. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord. Kõigile head!